Tere armsad Mulgimaa sõbrad, täna jälle kolmapäev ja uus Mulgimaa teema käsil. Täna on meil teemaks Mulgimaa kirikud ja täna on meil kuupäev 24. märts aasta 2021, et kui keegi seda hiljem vaatab, võib-olla 10 aastat hiljem, seda teab, mis aastal see jutt on räägitud. Et siis 24. märts ja teemaks Mulgimaa kirikud. Mina olen Jaanika Toome ja tahtsin täna võib-olla sellist väikest sissejuhatust teha, et see on täitsa okei, kui me ei tea näiteks Mulgimaa kirikutest, sest me ei peagi kõike teadma, see on täitsa okei olukord. Kui me tahame, siis me võtame selle video ja saame teada. Näiteks mina ei tea praegu, kuidas Moskvas ilm on, aga kui ma tahan teada, siis ma vaatan seda. Nii et see on väga okei, kui te olete täna siia jõudnud ja tahate teada midagi Mulgimaa kirikutest. Meil on täna siin Heli Krossberg. Me kohe jagame ekraani ja Heli hakkab meile rääkima siis Mulgimaa kirikutest. Et mõnusat kuulamist. Küsimusi saab küsida. Nii et veel kord tere kõigile. Mina olen siis see Heli ja see vana muuseumi Rott. Ja valisin siis teemaks Mulgimaa kihelkonna kirikud, lood ja legendid. Sest minu arust on see kihelkond ikkagi see kõige õigem alajaotus, sest ta on juba muistest ajast, oli perekond, külakogukond, külad moodustasid kihelkonnad maakonnad. Nii et sellel ajal, kui siis need ristirüütlid siia tungima hakkasid 13. sajandil, oli meil Eestis 45 kihelkonda, mis moodustasid siis 8 suurt ja 6 väikest maakonda. Ja koos käidi nõu pidamas siis Raikülas. No see vana kihelkondliku korra muidugi kirik kasutas kenasti ära ja need kihelkonna kirikud ehitatigi kuhugi kuskile siis selle kihelkonna keskele ja enamasti ikkagi ka juba eestlaste jaoks püha paiga peale. No kihelkonna säilisid veel, et olid kihelkonna konvendid, tuli kihelkonna kool, kihelkonna kohus ja tänaseks ajaks on ta siis ka ringiga tagasi jõudnud nii, et ikkagi keel, rahvariided, kombed, pärimused, kihelkonna päevad, et need hoiavad siis inimesi koos, sest kihelkonna kirik või see suur kirik oligi kohaks ka, kus nõukogude ajal, kas jõuluajal kõik kokku said. Suvel olid kalmistu päevad, mis inimesi kokku tõid, nii et see vald on minu jaoks väga vale sõna, et vägivald ja surmavald ja hirmuvald ja et ainult niimoodi saabki neid praeguseid kunstlikult moodustatud üksuseid moodustada, saabki ainult vald olla. Ja mingi hetk oli mul väga hea meel, et enne nüüd seda viimast valdade liitmist oli see Suure Jaani vald oli praktiliselt endises kihelkonna piiris. Aga nüüd on ta see Põhja-Sakala vald ja see on selline imelik kooslus, mille kohta mitte midagi ütelda ei oska. Kirik on jälle selline mõiste, et kõik teavad, mis tähendab kirik keset küla või kui mõne asja kohta öeldakse, et nagu aamen kirikus. Öeldakse ka, et loll saab kirikuski peksa. Pühapaik, pühakoda, turvapaik, et oli ka niimoodi, et kui mõni kurjategija või vaenlase eest põgeneja jõudis kirikusse või surnuaeda, siis teda sealt kinni võtta või hukata ei tohtinud. Ta oli selline turvapaik. Jälle mõnest mõttes võib öelda, et see kirik on see, nii nagu Viimses reliikvias öeldi, et see võõra võimu ja vaimu sümbol. Aga samas Luteri kirik tõi meile ju kirjaoskuse, kirik tõi koorilaulu ja Luteri kirik on selles suhtes minu arust nii mõistlik, et meil on see preester, see pastor, tema on õpetaja, mitte padjuška. Ja õpetajad ikkagi kuulatakse, aga saab teha oma tahtsi. Kirikutega käivad koos legendid, kas on siis metsast leitud või mingid loomad on juhtinud õigesse kohta, kuhu kirik ehitada. Kui 7 venda korraga kirikusse satub, et siis vajub kirik maa sisse. Sellised väga toredad lood ja laulud. Kõik need Mulgimaa kihelkonna kirikud või need on ikkagi ära leidnud mainimist ka Läti Hendriku kroonikas, et juba 13. sajandil midagi on iga kiriku kohta, et kas siis just kirik oli olemas, aga oli olemas preester, et kõik need esmamainimised jäävad 13. sajandisse.
Aga noh, see meie ajalugu on selline suur ja kirju, et siit on sõjad üle käinud, kirikud on mitu korda maha põlenud, mitu korda uuesti üles ehitatud. Ja noh, toredad legendid käivad kaasas. No Mulgimaa kirikutest kõige kõrgema torniga on siis Tarvastu kirik, mis on siis 58,2 meetrit. Halliste kirikutorn on ka üle 50 meetri. Paistu kirikutorn 44 meetrit. Kark siis 33,5 meetrit. No Helmes paraku enam torni ei ole. Aga Eesti maakirikutest kõige kõrgem kirik jääb ka Viljandimaale ja see on siis Pilistvere kirik, mis siis nüüd on 70 meetrit kõrge ja mis siis sai ka siis hiljaaegu taastatud või noh, kuivõrd hiljaaegu. Aga noh, ma ise olen seisnud siis seal selle kirikutorni peal, kui veel seda tornikiivrit ei olnud, et vaadanud. Ja tollane õpetaja ütles siis niimoodi meile seal Suure Jaanilastele, et Suure-Jaani kirik paistab sellepärast välja, et ta on kõrge koha peal. Et see oli õpetaja Vello Salum. Tema oli niisugune vinkamees ja armastas niisuguseid krutski jutte. Aga näed, suutis kirikutorni ikkagi uuesti üles ehitada. See on see Pilistveres on jah kõige kõrgem torniga maakirik. Ja noh, veel, kuigi see jääb ka Mulgimaalt välja, aga Pilistvere kirik on ka selline kummaline koht, et tema ümber on siis 8-kandiline aed, et nagu ilmakaared. Et siis võib-olla siis see Eesti keskpaik või maakera keskpaik. Aga siin kaardi peal on siis need 5 Mulgi kihelkonda. Et alustame nende oma juttudega siis siit lääne poolt, et Hallistest siis. No Halliste kundast on ka siis esimest korda juttu olnud juba 1211. aastal Läti Hendriku kroonikas. Sest noh, siin see oli Jaan Jung vist, kes arvas, et see Mulgimaa nimigi on tulnud sellest, et see Mulgi kihelkonnad olid need kõige need ristirüütlite poolsemad ja et need olid see mulk või auk, kust siis need vaenlased siia sisse tulid. No kirik on muidugi mitmel korral maha põlenud ja räägitakse, et see praegune kiriku asukoht pidi olema koguni 3. Ja nii nagu kõigi teiste kihelkonna kirikute juures räägitakse ka mitmetest kabelitest. Nii olla siis Kaubi mõisa Sookülas, Kadakamäel olnud vanast Hiiest järele jäänud tamm. Ja sinna oli siis üks kunagine kabel ehitatud. Jaan Jung räägib, et temale olevat keegi mees rääkinud, et Kuksi kooli juures oli katusega puurist ja ühe legendi järgi tahetigi esialgset Halliste kirikut sinna ehitada. Aga kõik, mis päeval ehitati, varises öösel kokku. No katsetati nii ja naa, aga mitte midagi välja ei tulnud ja korra oli siis seal ehituse kõrval lind puuoksal laulnud, et ärge siia kirikut ehitage, tulge minu järel, mina näitan teile, kus on õige koht. Ja lendaski see lind siis sinna Halliste kiriku praeguse koha peale ja laulis puuoksa peale, et hallistu. Ja kõik, mis siis ehitati, kohe 2-kordistus öö jooksul, nii et sinna oli väga hea kirikut ehitada. Aga noh, teise versiooni järgi siis tõid 2 musta härga just Kuksilt Halliste mäele palgi. Ja see oli siis, näitasid niimoodi sobiva ehitusplatsi kokku, et ikka mingid linnud, loomad on alati ka siis teenäitajad olnud. Ja noh, siin jah, Kuksi kabel olnud, seal jah, puukabel. Kuksi. Et Pornuse mõisnik Schlippenbach olevat sinna kunagi väikese puust kiriku ehitanud ja siis järgmine Pornuse mõisa omanik Vansur Müülen oli siis vanat kaarti näidanud, kus see kirik oli peal seisnud. Ja seda rääkis Jakob Järv. Kamaliküla Kabelimäel asus Tõnise kabel. Halliste kihelkonnas. Ja Püha Antonius on siis koduloomade kaitse ja seetõttu oli ta suure au sees, sest Mulgimaal olid ju ka tõnnivakad. Igal talul olema tõnnivakk. No kuhu siis andeid pandi muistsetele jumalatele või headele vaimudele, et noh, see oli niisugused paganausu kombed säilinud. No igal ühel oli oma talus tõnnivakk. Ja ebaausa kommete täitmise kohta on kaebusi siin 1634. ja 69. aastal ja siis Kariste mõisa valitseja saab käsu siis see kabel maha lammutada. Aga seal kabeli kohal olevat veel 18. sajandi keskel ohverdamas käidud.
No Kaarli Tarutalu lähedal Iireoja kaldal oli Laurentsi kabel. No Laurentius on selline tulekaitsja ja siis arvati, et kui temal ohverdada, siis on nagu tänapäeval need kindlustusfirmad, et hoiab siis tulekahjud kõrvale. No räägitakse veel Katariina kirikust ja Tooma kabelist ja... Aga ma täpsustan, need on kõik nagu Halliste kihelkonna... Kuskil Halliste kihelkonna erinevates paikades. Aga ei saa öelda, need on Halliste kiriku alged olnud. Noh, katolikul ajal oli iga suure kiriku lähedal olid selliseid väikeseid kabeleid. Igas külas võib väike kabel olla, sest kui praegust Leedus ringi sõidata, on ka need suured ristid tee ääres, sellised väiksemad kabelid ja Setomaal on ka ju need jassonnad. Sest üks suur kirik ja inimesed elasid kaugel ja ei jõutud alati kirikusse. Aga siis praeguse Halliste kiriku kõige vanemad osad pärinevad siis 15. sajandi teisest poolest. Ja see oli siis selline võib-olla väikese ruudukujulise kooriruumiga ja siis sellise ühelöövilise pikihoonega ilma tornita ehitis. Kuskil kiriku allikates on kirjas, et 1617 kingiti kirikule kell. Aga Poola-Rootsi sõdades samal ajal sai ka kirik kannatada. No 1624 visitatsiooni järgi oli kirik tühja katuseta, et oli vaid 4 müüri. 1630 kirjutati siis visitatsiooni protokollis, et pole 8 aastat jutlust peetud. Aga huvitaval kombel oli siis see tollane kirik pühendatud peaingel Miikaelile hoopis. Ja peale siis Poola-Rootsi sõdasid 1633 alustati kiriku ehitusega. No 7 aasta pärast 1640-43 aasta visitatsioonide järgi oli kirik korras. Kuid puudus üksnes aed ümber kirikuplatsi. Mõne aasta pärast kuulutati pastoraadi halba seisukorda, aga kirikul oli juba olemas kantsel, altar ja pingid. Aga tundub, et ikkagi ei olnud päris korralik ehitus, sest 1654 räägiti jälle uue kiriku ehituseks, mida siis just ümbruskonna mõisnikud toetasid. Et von Schlippenbach ja von Fersen olid need, kes siis raha andsid, et eriti siis Schlippenbach, et tema toel muretseti siis 50 riigitaalri eest kirikukell, torni ehitamiseks andis tema 92 riigitaalrit, kantsli tegemiseks koos sinna kuuluva 3 harulise lühtriga 80 riigitaalrit ja veel kuldvapiga kaunistatud hõbekann ja veel muid asju. No, Fersen andis altari jaoks 40 riigitaalrit ja veel andis kullatud karika ja 2 messingist lühtrit. Ja samal ajal siis ka üks kohalik talumees Meose Märt kinkis oma poja mõrtsuka töö lunastuseks kirikule hõbedast kirikuleiva kausi, nii et ka juba varasematel aegadel on talupojad annetusi teinud. See tähendas seda, et ta ise oli mõrtsukas. Tema poeg oli mõrtsukas, aga selleks, et poeg lunastust leiaks, tegi kirikule annetuse. No tuli Põhjasõda jälle. Venelased põletasid maha kiriku ja pastoraadi. Nii et 1721 aga oli juba kirik uuesti üles ehitatud ja katus peale pandud. Mõne aasta pärast kirjutati, et aknad on puudu, põrandat ei ole, altarit ja pinke ei ole. Aga kõik siis tasapisi ehitati juurde ja 1778. aastal lisati siis Halliste kirikule ka käärkamber. 1847 telliti orelimeister Kesslerilt 14 registriga pill, mis sai valmis 1850 ja maksis 2000 rubla. Ja sellest ajast on tegelikult olemas ka siis see esimene pilt, mis on siis see protsekogust, see protsegravüür. Aga sellel kirikul polnud püsida antud, sest 10. juunil 1863 hommikul tõusis äikesepilv ja ainus välk süütas kirikutorni ja 2 tunniga hävines kogu kirik. Jälle loomulikult otsustasid kohalikud muldid kiriku uuesti üles ehitada. Arhitektiks sai šveitslane Hausermann ja tema sõber oli August Kitzbergi vend, niidusaadu koolmeister Jaan Kitzberg. Ja muidugi Kitzbergi ema, kui ta kuulis, et kirik on põlenud ja hakatakse uuesti üles ehitama, olevat annetanud oma viimase 5 rublase.
kõigepealt siis alustati vanatorni jäänuste lõhkimisega ja muidugi kirikut ehitati jälle suuremaks ja laiemaks. Nurgakivi pühitseti siis juba järgmisel aastal, et siis 16. juunil 1864. Müüritöid tegi Juhan Siil ja kui kirik valmis saama hakkas, siis Jaan Kitsberg kuldas paraja vasika suuruse kuke. Ja kui kukk tõsteti torni, peeti suur rahvapidu ja pidustuste käigus olinud keegi mees siis 70 meetri kõrgusel asuva kukke selga ja löönud kukke tiirlema ja lisaks veel rüübanud seal vägijooke. No kuna kiriku vana orel hävis, siis 1867 siis telliti uus Knaufi firma orel Saksamaalt, mis juba maksis 4000 rubla. Ja see uus kirik siis õnnistati siis 1867. aastal. Ja see siis püsis ikka, ka ei ole püsinud isegi 100 aastat. 1926 tehti remonti, teises maailmasõjas jäi kirik terveks. Ka 1958 korrastati kirikut, torn värviti roosaks, tornikiiver punaseks ja 1958. aasta sügisel peeti ka siis kiriku 450. aastapäeva, kuid 28. aprillil 1959 hävis kirik leekides ja räägivad, et olevat siis kulu põletamisest põlema läinud. Ja täpselt 30 aastat hiljem, 28. aprillil 1968 pandi siis kirikule taas nurgakivi. No nõukogude ajal püüti ka, tehti projekt ja taheti siis kirikust siis kultuurimaja ehitada, aga seal tulid igasugused jõud vahele. Ja kiriku ülesehitamiseks siis tuli konsistooriumi asjade valitsuse ehitusfirma Vunipald ja Halliste kiriku taastamisega siis tuli legend, kui hakati Halliste kirikut üles ehitama, et kui Halliste kirik valmis saab, saab Eesti uuesti vabaks. Ja Elle Are luuletus, mis ka siis preemia kunagi võitis, algab siis nii, et kas salgate teda või sallite, kuid rahva suus liigub legend, kui taas sünnib kirik Hallistes, vabaks Eestimaa võitleb end. Ja umbes nii täpselt läks ka, sest Halliste kirik oli siis, käis ühte sammu Eesti taassünniga ja ta pühitseti taas siis 21. detsembril 1991. Altarimaali autor ja annetaja oli Jüri Arrak ja tema on siis teinud ka siis selle Püha Anna pildi, Jeesuse vanaema pildi nii-öelda. Ja Kalev Raave ise rääkis mulle nii, et kui see kiriku taastamine pihta hakkas, siis oli ühel hommikul olnud uksekell temal. Jüri Arrak oli ukse taga, et ega ma hiljaks ei ole jäänud. No millega, aga ma tahaks kirikule altari pilti teha. Ja niimoodi siis ta väga eriline altari pilt ka sai. Skulptuur Halliste ema. Selle on teinud Aime Kuulbus. Ja tema on siis nii tema kui Kunstnike Liidu ühiskingitus kirikule ja peab siis tähistama kõigi kannatanute mälestust. Altari nõud kujundas Heljo Tassa ja see on siis tema ja Kultuuriministeeriumi ühiskingitus. Siis on veel suhke kristallist lühter, mille siis tollane siis Eesti NSV valitsus kinkis ja mis oli siis sealt Karla katedraalist üle jäänud. Ja et see oli siis sellest nüüd. See mitte katedraal, see on sümboolne mõiste. Ja oreli kinkisid siis sõpruskogudused Soomest. Selle Halliste kohta siis veel rääkida, et siin oli küsimus sellest usuvahetusest, siis Hallistes olid väga kindlad luterlased, sest 10 000 elanikust vahetas usku ainult 1000 või 942 täpselt. Kunagi minu lapsepõlves olid Olustveres sellised õpetajad, et ajalooõpetaja Ilmar Jõesoo, kes oli pärit Läänemaalt ja sealt samast Mulgimaalt pärit matemaatikaõpetaja Peeter Peet ja ikkagi seal õpetajate kohtumistel ikka Ilmar Jõesoo kiitis need ilusad suured Läänemaa kirikud ja ilusad suured Läänemaa kirikud.
No Peeter Peedil sai ükskord mõõt täis, võttis ta siis niimoodi oma Moskvitši peale ja sõitis lihtsalt Halliste kiriku varemete juurde. Ja need ka olid ikkagi nii suured, et need Läänemaa kirikute kiitmine lõppes ära. Aga kes on siin selle Halliste kirikuga seotud inimesi? No 19. sajandil oli kirikuõpetaja Karl Ernst Berg, kes kirjutas eestikeelse lugemise raamatu ja uue ABD. Halliste Köstner Schneider koostas külakoolidele lugemiku Külvimees, mis oli see esimene eesti keele lugemik. Ja sinna on siis lugusid kirjutanud ka õpetaja Jaan Kitsberg. Ja kõige tuntumaks siis sellest Külvimehest on saanud see laul, et üks vanamees raius üht jämedat puud. Et see on sealt pärit. No selles Halliste kirikus 1790. aasta 17. jaanuaril laulatati sellised inimesed nagu Marie-Louise Elsner ja Peeter Fabergé, kes oli siis selle kuulsa Fabergé muna väljamõtleja vanaisa. No see on see, mida siis vene õukonnas siis lihavõtteks kingiti. Ja väga kallid ja ehitud asjad, et nagu näete, see Halliste Püha Anna kirik seal ja see muna seal. Et neid on hästi uhkeid ja praegust muidugi müüakse väga kallite rahadega. No, oksjonidel, kui neid kuskilt kätte saadakse, sest nad ikkagi kuuluvad sinna siis Vene kunstimuuseumidele, suurem osa nendest, aga muidugi osa läksid ka siis aadlikega välja. Oota, ma nüüd küsin uuesti, ma küsin siia mikrofoni ka, et need asjad, need on need püha... See on see Fabergé muna, jah. Fabergé muna ja neid tehti Halliste kirikus. Neid ei tehtud Halliste kirikus, aga Halliste kirikus laulatati Marie-Louise Elsner ja Peeter Fabergé. Tema poeg, nende poeg Gustav Peeter avas Peterburis juveelitöökoja ja päris kuulsaks siis tema poeg Karl Peeter Fabergé, kes on siis selle Fabergé muna leiutaja. Ahah. Aga kas Hallistesse neid ju enam ei jõudnud? Hallistesse neid ei jõudnud. Võib-olla mõnel mulgil oli ka, et ei tea. Ja Kalev Raave pilt on siin, et tema on siis selle kiriku ülesehitaja. Ja teine kuulus paar, kes siis Halliste kirikus ka laulatati ja ka jaanuaris, siis 2. jaanuaril 2007 on siis Toomas Hendrik Ilves ja Jeva Kutše. No sest Toomas Hendrik Ilvese jaoks on see tema perekonna kodukirik juba 18. sajandist peale. Et tema on küll Ilves, aga ema oli Neiupõlves Rebane. Nii et selle kohta on ka selline viguri jutt, et kui Jaan Lattik neid siis Stockholmis laulatas, siis oli niimoodi sosistanud siis Toomase emale, et need loom sa olid ja loomaks sa jääd. Ja kui te sõidate Riiga sisse, siis siin linna alguses on üks ilus punastest tellistest Püha Gertrudi kirik ja see on siis Jeva Kutše siis kodukirik tegelikult. Tema on siis selle koguduse liige. Ja selle kiriku pastor oli ka üks laulatajatest. No, kes on siit veel pärit? Te võite ju küsida, et miks see malelupp siin on. Aga siis Halliste kihelkonna Maruküla Popsitare nii-öelda kohtumajas oli Paul Kerese vanaisa kodu. Tema vanaisa oli 2 korda abielus ja tal oli 8 last. Ja tema siis Paul Kerese isa Peeter Keres oli siis selle oli siis esimese abielu 4. laps ja läks Pärnusse ametit õppima. Ja viimane Keres, kes seal elas, oli Juhan Keres ja tema oli kingsepp. No, Maru koolimajast on pärit kirjanik Agnes Taar. Ja muidugi on siit siis pärit ka Jaan Rannap, Ants Kiilaspea, Ants Murakin, Märt Pukitset, Lipp-Lappi tütarlaste kool, sest mulgid leidsid ikkagi, et ka tüdrukutele tuleb korralik haridus anda. Ja see Lipp-Lappi tütarlaste aiapidamise ja majanduskool, mis siis 1910–27 tegutses, et sealt said siis korraliku kodumajandusliku hariduse 568 tütarlast. Ja kooli rajajaks ja juhatajaks oli siis sellesama talu perenaine
Maria Sapas. Et tema oli siis selline. Noh, jah. Järgmine kihelkond on siis Karksi kihelkond. No siin Piltone kirikutorn, siis kabel, mis seal veel müüri sees, Vanapagan ja Sääbelmann. No Karksist on ka esimest korda mainitud vanades ürikutes siis 13. sajandil. Ja 1298 siis leedulased põletasid linnuse ja tapsid seal ka ühe preestervenna. Preesterid on mainitud siin 1345 ja 1435. Ja kivilinnuse rajamist alustas ordumeister Coswin van Herike juba 1357. aastal. Ja nähtavasti ehitati siis sinna kirikusse ka väikene kabel. Ja vaat siin tuleb siis selline esimene sisse müüritud lugu, et Karksi kiriku ja lossi ehitamise puhul polnud see need töid teha kerge, sest kõik, mis jälle päeval ehitati, öösel lagunes. Ja siis jälle tark andis teada, et tuleb siis üks neiu sinna kiriku müüri sisse või lossi müüri sisse müürida. Ja nii küsitigi tüdrukutelt, kes tahab kiriku võtmeid kanda ja üks noor Kadri nimeline tüdruk oli nõus. Ta müüriti siis linnuse läänepoolse nurgatorni sisse. Ja tööd edenesid ja peaaegu olid loss kui ka kirik valmis. Ja noh, neid müürijäänuseid kutsutakse ju praegust ka Kadrina tulbaks. No, Karksi loss on seotud muidugi ka kuninglike suguvõsadega. Nimelt 1562 andis Poola kuningas Sigismund August Karksi kaasavaraks oma õele Katariinale, kes abiellus Soome hertsogi Juhaniga. Kuid noh, ainult aasta aega sai ta siis nii-öelda Soome hertsogile kuuluda, kui juba järgmisel aasta tema vend siis Rootsi kuningas selle lossi ja vallutas. Ja veidi hiljem oli ta siis Ivan IV ajal oli ta siis Liivimaa kuninga Magnuse ja tema õukonna elupaigaks. Ja noh, on teada, et lossi apostel Peetrusele pühistatud kabel siis kuni 16. sajandini teenis ka ümbruskonna inimesi. No seda kabeli on ka leedulased põletanud siis 1305 ja on siin siis erinevate võimude ajal mainitud siis preestrit, kes on ametisse pandud. Aga andmeid väljaspool lossi asunud Peetri kirikust, see oli see umbes selle kabeli vastas on või seal, kus praegust seal kabeli juures see parkimisplats on esimesed teated siis 1688, kui siis Linnuse värava lähedatel ehitati puust kirik ja see põles siis Põhjasõjas. 1730. aastal ehitati siis samasse kohta uus ja seegi puust kirik ja selle ehitamisega koos käib legend, et peale Poola-Rootsi sõda, peale Põhjasõda olid siis kirjelkond nii tühjaks jäänud, et esialgu kolas seal ringi ainult üks suur Peetri nimeline mees, kes lõpuks siis väikeste jalajälgede järgi leidis endale kaaslase. Ja nende järeltulijad ongi siis kõik need praegused Karksi kihelkonna elanikud. Aga noh, kui juba inimesi rohkem sai, siis hakati ka siis Peetri kirikuks nimetatud kirikut ehitama ja kui kiriku ehitustöid alustati ja siis seda nii-öelda seda vundamendi auku rajati, siis leiti sealt kullast härjaike. Nii et no see on see, millega hobusel on look, aga härgadel on ikke, millega härjavankri ette rakendatakse. Ja vot niimoodi sai selle kiriku ehitada. Ja selle kabeli lasi siis ehitada sinna siis 1763. aastal Karksi mõisa omanik feldmarssal Georg Reinhard von Lieven ja kabeli uksel oli vanasti siis kaks aadlivappi, üks oli Lievenite vapp ja teine oli tema abikaasa Elisabeth von Mounteuffeli vapp. Ja kabel oli siis jah, siis tõenäoliselt, aga see kabel on ka ehitatud mingitele vanadele müüridele, nii et ka tema on pisut viltu vajunud, kui te seda vaatate seal. Aga mõte hakata Karksisse kivikirikut ehitama sündis siis 1773 ja pühitsemiseni jõudis siis see Karksi Peetri kirik 3. septembril 1778 ja
ehitustöödeks siis juhtis mõisahärra Major van Tervelden, tema Karksi mõisahärra ja muidugi ka Tuhalaane ja Õisumõisnik tegid siis annetusi kiriku ehitamiseks. Päris suure hulga raha. Nii et ühe Karksi kihelkonna kirjade järgi läks see kiriku ehitus maksma 1950 hõberubla, aga kogu teoses Pärnumaa, mis 1930. aastal ilmus, nimetatakse, et see kiriku ehituseks kulunud summa oli 1266 rubla ja 10 kopikat. No küllap see tõde jääb kuhugi vahepeale. No kiriku orelivääril on 18. sajandi maali. Need on siis apostlid ja pühakud. Altar on valminud Appelbaumi töökojas kuskil 18. sajandi teisel poolel, 1760-1770 kuskil sealkandis. Arvatakse, et need figuuride loomisel on siis meister ise ka tööl olnud. Kastne laelühter on 18. sajandil ja Viljandi meistrite valmistatud ja Käärkambris on siis ka 17. sajandi vana kiriku altar säilinud. Ja Kessleri orel telliti kirikule 1847. aastal ja see on üks väheseid töötavaid Kessleri oreleid ja säilinud Kessleri oreleid. No Karksi kirikuga on veel see lugu, et kui tavaliselt geograafiaõpetaja ikkagi vähemalt minule rääkis, et kuidas siis matates siis maastikul kiriku järgi saab ilmakaari kindlaks panna, et tavaliselt on ikka niimoodi, et altariruum on idas ja torn läänes, siis Karksi kirikuga on teistmoodi. Seal on torn lõunas ja altariruum põhjas. Sellepärast, et kiriku ehitamiseks kasutati vana linnuse müüri. Aga see oli muidugi viga, sest need erinevatel aegadel ja erinevatest materjalidest müürid hakkasid seal tõmbama, et kohe hakkas see torn ka viltu vajuma. Aga miks see Karksi kiriku torn viltune on ka üks tore legend. Nimelt kirikuõpetaja ikkagi nägi, et kui teenistuse ajal vöörmündrid jäid sinna kiriku Käärkambrisse, siis olid nad alati väga kõrgendatud meeleolus, kui ta neid hiljem vaatama läks. Ja lugu oli selles, et seal Käärkambris oli üks luuk ja luugi all oli kelder. Ja kui siis see praost Jirgenson läks vaatama, kes Karksi kirikus teenis, siis 1877-1911 avastas, et see luuk põrandus on lahti tehtud, läks vaatama. Keldris suured vaadid, viina, veini ja kõige suurema vaadi peal istub vanapagan ja jagab lahkelt vöörmündritele. Ja kes siis seal tantsisid ümber vaadi ja siis laulsid rumalaid laule. No muidugi kirikuõpetajale see ei meeldinud ja ta lasi siis selle keldri kinni müürida. Aga pika aja peale siis need vaadid ju hakkasid seal mädanema ja Märjuka hakkas välja jooksma ja viis siis sealt kiriku müüri alt seda liiva minema ja nii hakkas ka kirikutorn viltu vajuma. Aga see viin ja vein ja see hakkas ka allika kaudu maapinnale immitsema. Eriti ägedalt olevat see voolanud just jaanipäeva paiku ja kui siis seal Lossimägedes pidu peeti ja kes seal kiriku siis seal müüri ääre kõrval istus, et see võis päris kõrgendatud meeleolus olnud, nii et need aurud siis niimoodi nendeni jõudsid ja siin niimoodi naljahambad on öelnud, et see kõva auru all olema ongi see Karksist pärit. Aga praeguks on kahjuks vist see allikas tühjaks joodud, et enam seal seda alkoholi ei ole. No igatahes see kirikutorn hakkas kohe algusest peale viltu vajuma. No teda on püütud mitu korda siis korda teha nii 1840 kui 1928. aastal. Oli ka, tehti remont ja selleks siis, et vaadata, milline see torni seisukord päris tõeliselt on, siis kaevati sinna ka siis väike auk sinna müüride kõrvale. Ja jälle august leiti inimluid, tuli mõõk, leiti vanu rahasid. Nii et jälle mingisugune varandus, et hakka kirikut remontima, kohe midagi leiad. Ja no muidugi tuli siis sealt ka üks teistmoodi kullakamber välja, tuli välja, et seal on kunagi ka mingi väljakäigu koht on, mis oli veel päris kõvasti haisenud. Aga niimoodi kirjutati siis Sakalas 1928, 18. augustil.
ja päris korralike töödeni jõuti siis 1995. aastal, kui alustati tornikiivri restaureerimist ja selle torni päästmist tegid siis seesama seltskond, kes ka Tartu Viltuse maja vajumise seisma pani, et kasutati sama tehnoloogiat. Ja jälle oli niimoodi, et kui siis tornikiiver seekord ehitati, siis torni kõrval maas valmis ja kui tornikiiver oli valmis saanud, tuli siis Pärnus suur võimas kraana kohale, et siis see 16 tonni kaaluv kiiver üles tõsta. Aga kraana ei mahtunud sealt Linnuse väravast läbi ja niimoodi tuli seda maapinda sealt natukene sügavamaks kaevata. Ja jälle tuli ju sealt aarde leid välja, et leiti siis üks siis tõenäoliselt palgasõduri rahakott, kus oli siis mõned mündid, 97 münti, hõbe- ja vaskmünti ja veel natukene ehteid. Nii et jälle selline aardega seotud lugu, nii et pruugib ainult kirikut remontima hakata, kui midagi leitakse. Ja torn tõsteti paika ja muidugi Kuke ja Kuldmuna toimetas torni tippu, siis tollane siis Karksi kogudusõpetaja Rein Õunpuu isiklikult. Ja no muidugi neid vanapagana legende on seal Karksi kandis palju. Lisaks sellele veinikeldrile räägitakse veel, et altari all olevat ka olnud siis selline pullakelder, mida siis valvas kas kord must koer või must kass või jälle vahtinud sealt siis must suurte sarvedega oinas välja. Aga kiriku vöörmündrid ei viitsinud pühknud prügimäele viia ja mõnikord viskasid sinna keldrisse ja hakkasid need vanapaganad neid seal kiusamas käima. Noh, Lisna ja Lasna lugusid teavad kõik need Karksi vanapaganaid. Aga nende vanapaganatega läks niimoodi, et ikkagi Karksi inimestele väga meeldis laulda ja meeldis laulda ka kirikulaule. Ja olid need suured härjakarjad ja kes ka sellist lärmi tegid, mis vanapaganatele ei meeldinud, et ükskord siis pakkisid kõik need ümbruskonna vanapaganad oma pakid kokku ja lahkusid. Ja sajatasid lahkudes, et kadugu tüdrukute häbi ja härgade kasv. No ja üks versioon, et kuhu siis need Karksi vanapaganad põgenesid on, et läksid Võrtsjärve Tondisaarele. Aga noh, see võisid ka kuhugi mujale minna. Et vaat selline lugu on selle Karksi kirikuga. Vahepeal tuli meile küsimus, käisin lugemas seda. Tuli küsimus, mis vahe on kirikul ja kabelil ja mis asi on kabel? No kirik on siis see suur ehitis, aga kabel võib-olla kirikul siis see juurdeehitus on surnuaias on kabelid, et ta on selline. Või kabel oli see ka, vaata, mis sa rääkisid, et kabel oli see, et kui kirikusse igaüks ei jõudnud, see oli midagi suurt, eks ole. Ta oli jah selline väiksem. Siuke väike, et igas väiksemas külas võis olema väike kabel. Praegust me teame, et surnuaias on kabelid, aga varem võis olla jah. No nii nagu Õigeusu kirikute juures need tšassoonad on või seal Setumaal. Et ta oli selline väiksem sakraalehitus. Või mõnel kirikul olid siis ka. Aga kas seal kabelis peeti ka siis nagu. Kui need olid väikesed eraldiseisvad kabelid, siis käisid preestrid mõne aja tagant seal ka teenistusi pidamas. No nii nagu praegust on mõnel väiksemaks jäänud koguduses, et mõni naaberkiriku õpetaja käib kord kuus võib-olla teenistust pidamas. Et seal peeti ka selliseid harvemini teenistusi. Ja mõnedes suuremate kirikute kõrval on siis ka, et mõned uhkad suguvõsad on oma matusekabelit teinud, kuhu siis kõik perekonnaliikmeid maetakse ja selliseid perekonna matusekabeleid on ju ka kalmistutel. Need on 3 kirikut veel jäänud. Ja. Järgmine on siis Paistu. Tule, võtame siis sõbrad järgmise kiriku. Ja vanapagana lood rääkisime ära, Kõvera kiriku loo rääkisime ära. Sääbelmann on üks vendadest Sääbelmannidest kasvas seal ja teine sündis lausa siis Köstrikoolis. Ja see meesterahvas on see Sääbelmann? Jah, et heliloojad ja köstrid ja kõik on nad olnud. Nii. Et Aleksander Sääbelmann Kunileid oli siis helilooja, temal oli ta lapsepõlvekoduks ja Friedrich Sääbelmann sündis siin. Siis Karksi kihelkonnas on ju. Ja noh, muidugi on siin väga palju jälle. Ja ärme nendest hakkab, nendest tähtsatest, et see on meil teine kord. See on kunagi teine kord. Aga Paistu kirik siis on järgmine. Ja noh, öeldakse niimoodi, et seal, kus on Paistu kiriku alumine trepiaste, siis samal kõrgusel on Jaani kiriku torni kukk Viljandis. Et ta on nii kõrge koha peal.
No Huppeli kirjade järgi oli kuskil siin kandis ka siis kirikumõisa müüre rajades leiti siis üks vana müür, mis olevat olnud mingi vana neitsi klooster. Veel räägitakse siis ka, et Jaan Jung räägib, et Aidu Ahimaa kõrtsi lähedal on kirikulohu nimeline paik, kus kunagi kirik ühes inimestega maa sisse vajunud ja kus siis aeg-ajalt siis kellahelinate laulu kuulda oli olla ja ka Palukülas olevat üks maa alla vajunud kirik. No see on ka kuskil seal kandis, jah. Ja esmakordselt mainitakse kirikut ja kihelkonda siis 1234. aastal, kui vanades ürikutes on seda kirikut nimetatud siis Lutsernaks ja Stella Mariseks, et selline ladina keeles siis kiir ja meretäht ja kellatorn olevat olnud nii kõrge ja paistnud lausa merele ja olnud laevadele märgiks. No see on muidugi suur uhkustamine, et tõenäoliselt võis ta olla maamärgiks siis selle kunagise Pärnu, Viljandi, Tartu veetee juures. Ja kirjutatud on ka, et see vana torn ikka põles mitmel korral maha, aga alati ehitati uus ja uhkem asemele. No veel korraks tagasi hüpates see jäi öeldes, et Paistu kiriku torn on siis pisut rohkem kui 33 meetrit kõrge ja siis see on 2 meetrit 5 sentimeetrit viltu. Ka viltu siis, jah? No see Paistu kirik, aga see on see Karksi kiriku torn, see mul jäi lihtsalt rääkimata, mul tuli nüüd meelde. Aga see on siis jah, et kiriku õpetajast räägitakse 1234. aastal, kui siis Paistu preester Vianduste Peistel siis tagandati ametis miskipärast. 1305 oli Paistu preester tunnistajaks Dünamünde kloostri ostumüügilepingu juures. Ja Königsbergi arhiivis olevat kirjutatud Paistu kiriku kallitest riistadest ja orelist. Ja ka Wartburgi Hermanni kroonikas on kirjas, et kui leedulased põletasid Paistu kiriku, hävitasid nad kallid klaasaknad ja orelid. Ja kirikus hoidsid siis leedulased oma hobuseid. Ja neid on siis veel neid preestreid mainitud. 12. sajandi esimesel veerandil olevat olnud see kirik väikene 3-lööviline kodakirik, aga ilma tornita. Ja olevat siis mõlemal pool, nii lääne pool, kui olevat olnud kahel pool siis müüritrepid. Ja nii torn kui sisustus praegune siis pärinevad 19. sajandi teisest veerandist. Et 17. sajandi visitatsiooniprotokollis kirjutati, et kirik on küll, torn on küll uhke, aga halvas seisus ja ilma katuseta. 1683 kirjutati visitatsiooniprotokollis, et katus katki, kuid veinikann hõbedast. 1710 olid ainult müürid, kuid peagi hakati kirikut üles ehitama ja taastati ka 165 jala kõrgune torn. No üks jalg on 12 tolli ehk 30 sentimeetrit. Et arvestage ise. Aga seda kirikut siis 2 korda tabas pikselöök, et 1786 midagi hullu ei juhtunud, aga 20. juulil 1817 kirik süttis ja muu vara seas hävib ka siis orel, et see on siis selle Paistu kiriku teine orel juba. Kirik taastati, siis torni ei ehitatud, aga kirikust natukene eemal oli siis eraldi puust ja kivist ehitatud kellatorn või kellatool. Et see oli vaid 5 sülda kõrge ja see lammutati siis 1866 ja sellest materjalist olevat ehitatud Piibu Sootsi elumaja. Aga uus kellatorn ehitati siis õpetaja Hanseni ajal ja projekteerijaks võis olla siis Mattias von Holst, kes on ka siis Viljandi Pauluse kiriku projekti autor ja kes oli siis Viljandi Jaani kiriku köstripoeg. Ja see torn olevat olnud siis ehitati nii kõrge, et tornist olevat paistnud 7 kiriku tornid. Ja kõrgus kukeni on siis 44 meetrit. Torni tipus on siis keskmise lamba suurune, nii kirjutati ühes Paistu kiriku brošüüris. Ja jälle, kui kukk torni sai, see üks remondimees ronis kukke selga ja teised ajasid teda ringi ja see juhtus siis seal 44 meetri kõrgusel. No vaat ei tea, jah. No nii kirjutati.
Nii et Paistu kiriku orelitest siis uuesti rääkides, esimene põles siis 1329, kui leedulased kirikut põletasid. Ja see on selles suhtes selline märgiline aastaarv, sest Tallinnas on teada esimesest orelist alles 1422. aastal, nii et mulgid võite seal oma kirikuga ikka väga uhked olla. Nii et Kölni toomkiriku orel oli 953, Kantrepooli katedraalis 1114. Nii et väga varane oler. Teine orel siis põles siis 1817 ja selle peale siis pastor Maurach korraldas korjanduse ja telliti siis Tartu Kessleri orel, mis pühitseti siis 1853. aastal. Aga 1904. aastal alustati siis uue oreli jaoks korjandust. Vöörmündrid käisid talust tallu, korraldati kontserte ja Paistu kiriku oreli jaoks andis kontserdi ka Aino Tamm. Ja 1913 sai siis valmis Sterkmanni orel. Ja tema sai siis tasuks ka siis vana oreli osad. No see on selline uhke kirik, kuhu on uhkeid kingitusi tehtud. Et alustame altari pildist. Kui see õpetaja Maurach veel kirikuõpetajaks saanud ei olnud, oli ta Riias Inglise kaupmehe kuningu peres koduõpetajaks ja tema tunnid meeldisid siis kõige nooremale peretütrele nii väga, et tüdruk otsustas, et kui tema leeri läheb ta sinna kirikusse, kuhu on tööle asunud Karl Maurach ja kingib kirikule altari pildi. No paraku tütarlaps leeri õnnistumiseni ei jõudnud, et suri noorelt, aga tema õed-vennad võtsid asjast kinni, panid ka oma taskuraha kokku ja Ludwig Maduse altari pilt jõudiski koos õpetaja Maurachiga Paistusse. Ja kohale toimetas ta siis Olstre Vannause talu omanik Heinrich Hainson. Ja veel siis on muidugi kohalikud mulgid suuri annetusi teinud 1712. Heinrich Thompson kinkis 2 hõbekabrikat ja leiviku. 1833 Karl ja Betty Maurach siis kingivad ristimisvaagna. 1897 Õisuu Torimaa talu leskperenaine annetas surnud tütre mälestuseks 42 küünlaga kroonlühtri tekstiga õntsa Õisuu Torimaa talutütre Liisa Sisaski mälestuseks. See on olemas, see peaks kõik kirikus alles olema. Ja samal aastal siis veel muude annetustega muretseti siis sametist altarikatted ja vaibad altari ette. Altari kantslikated valmistas õpetaja Bergmani abikaasa, kirikuleivakarp, veinikannud muretseti siis ka nende annetuste eest. 1898 Olstre valla vöörmünder Mihkel Hanseni abikaasa kinkis oma ainsa õe Maria Aleksandriine Vaga mälestuseks nahkköites altari piibli. 1904 see õpetaja Bergman ise oma surnud tütre Klaara mälestuseks tema soovil 2 7-harulist altari küünlajalga ja 2 3-harulist kantsliküünlajalga. Ja vastavalt Peeter Vaga testamendile, kes siis oli surnud 1903, sai kirik endale Pauluse, Johannese, Jakobi kujuga küünlajalad, et need peaksid siis seina peal olema vist. Ja 1913 Maria Vaga Soosaar kinkis oma mehe mälestuseks 18 küünlaga lühtri orelipääri vasakul küljel. Ja juba 1911 oli Johan Torim siis paremale küljele samasuguse lühtri kinkinud. Aidu valla rentnik Parts kinkis surnud naise Grete mälestuseks 6 seinalühtrit ja neid annetajaid oli siin igasuguseid. Ja muidugi neid inimesi, kes on selle kihelkonnaga seotud, on palju. Aga järgmine suurem kirik on siis Tarvastu, suurem kihelkond. Hinga nüüd paar hingamist. Võta nüüd lonks võtte. Oih, hinga nüüd natukene. Nii, Tarvastu. No, Tarvastu Peetri kirik seostub muidugi paljudele minuealistele inimestele Harri ja Maimu Haameriga. Et Taat ja Memm, nagu neid kutsuti oma keskis. Ja Maimu Haamer on ju Viljandi tüdruk, et tema on ju linnapea Maramaa tütar. Ja Harri Haamer on Saaremaa poiss. Ja tema vend on teinud ka siis väliseestlasena Kalevipoja illustratsioonid. Ja mina olen ära näinud selle pildi, kui Tarvastu
kiriku altaris teenis 3 põlvkonda haamereid. Et Harri, tema poeg Eenok ja Eenoki pojad Naatan ja Markus. Aga Viljandimaa kagupoolne kihelkond Tarvastu asub siis Võrtsjärve rannal ja esmamainimine jääb siis ka 1225. aastasse, kui siis paavsti legaat külastas Võrtsjärve äärset kihelkonda. Ja Tarvastu enda nimi on esimest korda kirjalikes allikates 1234. Jälle, kui siis sarnaselt Paistu preestriga siis ka läks aru andma ka siis Tarvastu preester. Ja see nimi tulnud siis rahvajuttude järgi, et siinses metsas elanud ürgveise tarva rohkusest, sest kui on, ja Jaan Jung siis kirjeldas seda nii, et kui puistu on soome keeles park, siis Tarvastu on siis see koht ja pargis on palju puid, siis Tarvastu on siis see koht, kus on hästi palju tarvaid. Aga teine jutt ütleb, et Tarvastu jõe lõunakaldal on asunud vanasti Hiie koht, Taara Tare. Ja kirik ehitati siis Taare Tare vastu hoopis, et sealt on hoopis nimi tulnud. Ja kuidas siis see Tarvastu kirik ehitati, siis vanasti olid seal suured metsad ja laaned ja ühte kohta ikka hoiatati, et seal ei tohi inimesed minna, et seal on igasugused kurja vaime elab. Aga üks julge karjus läks koos koeraga ikkagi sinna kohale ja leidis siis lagunenud varemet ja tuli välja, et seal on vana loss, oli see ka kirik. Ja hakati siis seda rahva poolt üles ehitama ja kuna siis see Tare maja oli seal ka, et Tare vastu kirikuks. Nii et preester ja kirik siis tõenäoliselt on olemas 1234. Ja kui siis need leedulased 1329 siin pahandusi tegid, siis viidi orjusesse rohkem kui 400 inimest. Ja Liivi ordu lõi kahjuteks kokku 600 marka hõbedas. Keskaegsest kirikust on säilinud natukene müürijuppe praeguse kiriku idaosas ja see oli ka siis tõenäoliselt selline 3-lööviline kooriruumiga ja ilma tornita kodakirik. Ja võis sarnaneda siis ka Paistu, Halliste ja Rannu kirikule. Aga see hävines siis Liivi sõjas. Ja 1771. aastal hakati siis kirikut jälle üles ehitama peale Põhjasõda. Ja see oli siis selline ka uhke kirik ja kiriku lage ehtisid siis baroksed maalingud Viimse kohtupäeva teemadel. Aga selle kirikuga läks niimoodi, et 6. mail 1892 tollase Vene troonipärijas sünnipäeval, kui siis õpetaja Jürman pidas kirikus 133 tütarlapsega leeritundi, lõi värku, kostis kõva müristamine, nii et purunesid mitmed aknaklaasid. Ja leeritund käis edasi, aga siis tuli Jürmani õde, kes olevat siis õpetajale niimoodi saksa keeles tasakesi öelnud, et mine nüüd tüdrukutega väljas, kirik põleb. Ja pääsesid kõik välja, aga rahvas tuli kohe kohale ja suur osa kiriku varadest päästeti. Et päästeti altar, orel, kroonlühtrid, pingid ja kohale tulid ka Tarvastu mõisa tuletõrjujad, aga tollel ajal polnud veel nii võimsaid pumpasid ja siis see põlev torm kukkus kiriku katusele ja põles kogu kirik. Ja juba aasta pärast hakati kirikut uuesti üles ehitama. Algkapitali kiriku taastamiseks andis siis kindlustus, mis oli 22 000 rubla andis kindlustus. Ja kiriku ehitustöid juhtis Gustav Heinrich Beeremann, kes on siis siin Eestimaal palju kirikuid ehitanud. Ka Tartus ja Narva Peetri kiriku ehitamise juures ja Tallinna Kaarli kiriku ehituse juures on tema siis tegev olnud. Ja tööd algasid 6. mail 1893. Teda muidugi ehitati tugevasti suuremaks ja laiemaks. Parun Mensenkamp toetas siin neid töid. Ja uus torn sai siis Oleviste kirikutorni sarnane, kuid oli mõnevõrra madalam ja saledam. Ja kõrgust on siis 58,2 meetrit või 204 jalga, nii nagu kirjutati ka. Ja seekord pandi siis kukke asemel torni rist, aga vana kukk on siis kirikus olemas. Ja rist olevat paisnud siis 14 kilomeetri kaugusele Kärsnasse. Ja kirik pühitseti juba 5. detsembril 1893. Pühitses piiskop Holman Riiast.
no miks tuli see Riia piiskop, mitte Tallinna piiskop? Sellel ajal me olime jah siin veel Liivimaa kubermang. Ja muidugi kiriku taastamine läks maksma siis kokku 34 430 rubla ja kogu puudu jäädava summa Tarvastu oma rahvas sai 5-6 aastaga kokku, nii et ei olnud vaja kellegi teise toetust, vaid ise ehitasid üles. No, tules sai kannatada ka vana 240-aastane kirikukell ja uus kell siis jõudis kirikusse siis 1897. aastal. No, tulest päästetud orel tundus juba uue kiriku jaoks liiga väikeseks ja kehvaks jääma ja telliti siis ka Terkmanilt uus orel ja seda kuuldi siis esimest korda 1897. aastal. No, päris valmis jõudis kirik siis 1899. aastal, aga jah, juba teenistusi alustati varem ja pühitseti varem. No, vanast kirikust on pärit siis ka praegune altaripilt, mille kinkijaks see on siis Georg Heimi poolt 1859. maalitud altar Kolgata, mille autoriks kinkijaks oli parun Mensenkampf ja altarilaua kinkijaks oli Spraust Jürman ise, kes siis teenis kogudust siis 1883 kuni 1923. Ja Tarvastu kirikusse, kui te lähete, siis altari kohal on sellised imelikud puust inglikujud. Aga need on selline tore lugu on nendega, et need 2 puust inglit 1909. aastal kirjutati nendest inglit, aga 1906. aastal siis Tarvastu Tüma talu omanik Jaan Viira valmistas need ise. Aga temal oli ainult üks käsi, et ainult oma pahema käega oli tema need inglid siis välja voolinud, et parem käsi oli halvatud ja inglikujud on siis altari kohal. Et ühe käes on siis kroon ja kullatud rist ja teisel on rist palmioksaga, ühel on siis Uus Testament ja kullatud kroon. Ja tegelikult Tüma tegi siis samasuguse inglikujuga siis põllumeeste seltsihoone tarbeks. No see oli siis praegune siis kesklinna kooli väikeste maja. Et vaat selline tore kingitus. Ja noh, et kuidas seda Tarvastu kirik siis sellise mäe peale sai ja kuidas selline mägi valmis sai, siis vanapaganale mitte ei meeldinud, et kirikut ehitatakse ja püüdi siis linguga pihta saada, aga viskas mööda. Ja noh, kivi oli siis, noh, kui ta maa sisse lendas, siis paiskas ka mulda ja kruusa üles ja sellest olevat siis Tarvastu kiriku mägi tekkinud. No, Tarvastu kirikuga on veel üks tore lugu. Nimelt Tarvastu kirikus on ju leeris käinud ka meie spordikuulsus Martin Klein ja tema oli oma siis peale leeri õnnistuse saamist käte peal kirikutorni läinud. Et vot selline tore lugu on selle Tarvastu kirikuga. Ja noh, loomulikult on siit jah, terve hulk inimesi jälle pärit, kes on ajalukku läinud. Ja veel üks väike Mulgimaa kihelkonna kirik, mis paraku säilinud ja on Helme kirik. No, Helme on ka üks Mulgimaa vanemaid kihelkondi, mis Eestimaa jagamisel ordu ja piiskopite vahel siis 1224 jäi ordule. Ja ka siinne kirik, esimene kirik leedulased põletasid 1329. Aga ei tea, kas on tegemist sellise mulgi uhkusega, aga kummalisel kombel räägitakse varasemal ajal isegi, et oli Helme kihelkonnas 2 kirikut, eraldi kirikut. Üks oli siis sakslaste jaoks ja teine oli eestlaste jaoks. No seda arvatakse võib-olla selle peale, et 2 vikaarpreestrit olid siin, et üks teenis siis kihelkonna kirikus ja teine siis Issanda Ihu kabeli juures. Poola revisjoniaktides 16. sajandi lõpul mainitakse, et suurem on Saksa kirik ja väiksem on Eesti kirik. Ja 1613 ka räägitakse 2 eraldi kirikust. Aga siis Püha Maaria kiriku esmamainimine jääb 1383. aastasse ja no ka see oli siis selline väikene Kesk-Eesti kodakirik. Või mitte nii väga väike. Kesk-Eesti kodakirikute rühma kuulunud kirik, pikkus oli 42 ja laius 20 meetrit
ja kokku mahtus kirikusse ära 2000 inimest, aga istekohti oli 800. Ja sealt on leitud ka üks salapärane ruumikene, mille see on siis sellises kiriku edelanurgas, mis on sisse müüritud ja milleks teda siis kasutati, on teadmata. Põlvid kaotas kirik siis 17. sajandi sõdades. 1613 protokoll ütleb, kirik on varemeis, kirikuriistad ja preestri ordinaadid ja kõik on varju saadetud Vilnosse ja Volmarisse. Ja kadunud on ka 4 kirikule kuulunud talupoega. 1640 oli ta nii lagunenud, et ähvardas ümber kukkuda. Ja kiriku ja kirikumõisa ülesehitamiseks siis muidugi jälle ümbruskonna mõisnikud annetasid raha. Ja suur osa maadest ju kuulus siin Eestimaal Jakob de la Gardile, et tema oli siis 200 riigitaadrit annestanud ja lubanud siis ka nõudnud ka, et teised mõisnikud annetaksid. Nii et kirik oli korras siis 1674. aastal. Aga venelased põletasid kiriku, siis selle kiriku 1702. aastal. Ja peale põhjasõda hakati taas kirikut üles ehitama. Ja 19. sajandi lõpul oli olemas siis kantsal ja altar. Altari pilt oli 2. Et suurem oli Jeesus ristil koos 3 Maarjaga. Ja see viidi siis 1944 vennaste koguduse palvemajja. Ja väiksem Jeesuse ülestõusmine hauast oli maalitud puu alusele ning see oli siis nii kõvasti kannatada saanud, et see jäi sinna põlenud kiriku müüride vahele sõja lõpus ja muidugi siis sellised korralikud nõukogude aktivistid lihtsalt hävitasid selle ära. Aga veel on teada, et kirik sai endale elektri 24. detsembril 1938. Ja 1939 sai ta uhked vitraažaknad, mille see oli siis terve hulk ümbruskonna talupoegi annetasid, et see kingitus maksis kokku 1500 krooni. Ja kirikul oli 2 kella ja viimast korda kuulsid siis Helme inimesed tornikella 13. augustil 1944, sest 21. septembril tabas siis Saksa mürsk ja kirikutorn siis langes kokku õhusurvel. Ja muidugi nõukogude võimud kirikut üles ehitada ei lasknud ja varemetes on ta siiamaani. Aga nüüd oli siis see õigeusu kirikute teema veel, et lühidalt sellest ka siis, et tegelikult oli juba Rootsi ajal õigeusu preestrile lubadus siin olevaid venelasi teenida 18. sajandil, siis peale põhjasõda siis muidugi mitmele poole tekkisid sellised väiksemad kabelikesed, aga suurem liikumine õigeusku minekuks hakkas siis 19. sajandil koos venestamisega. Et nõuti usuvahetust, keisri usku minekut ja 1847 avati ka Riia vaimulik seminar, kus siis Eesti ja Läti noormehed hariduse said. Ja 1845 algas siis üleskirjutamine keisri alla. Ja esimesed eestlased, kes siis õigeusku salviti, olid Võrus 1845. aastal Rõuge kihelkonna Rogosi 20-30 talupoega kuskil seal kandis. Ja üldse siis siin esimese hooga vahetas usku 65 000 eestlast. Ja miks siis seda usku vahetama hakati, sest võimud lubasid tsaari usku minevatele meestele maad tasuta. Aga muidugi enamus sai petta, sest siin Viljandimaal Tuhalaane, Reegoldi, Arussaare kandis siis jagati maad, ka Suisepa juures siis said talupojad maad. Ja muidugi see õigeusu kiriku lugu, see, kuidas siis Eesti on kord olnud siis Moskva patriarhaadi all, vahepeal jälle Konstantinoopoli patriarhaadi all ja siis jälle Moskva patriarhaadi all ja nii edasi-tagasi loksutanud, et see on jälle omaette lugu. Aga Viljandimaale esimesed õigeusu kirikud, mis ehitati, olid väikesed puukirikud, et üks oli see Olustvere papiorus ja teine oli siis see Viljandi puukirik. See Viljandi kirik oli siis selle koha peal, kus praegust siis see maadlussaal on. Või kus oli siis seesama NSV Liidu riigipank. Ja siin on siis need pildid Suislepa kirik,
Alguses kuulus ta Soontagana kihelkonda, siis Tuhalaane kogudusse Suislepa inimesed ja oma kogudus avati siis 1853. aastal, oma meetrikaraamatut said 1861 ja tegelikult kiriku ehitamine võttis kaua aega ja see pühitseti 1891. aastal ja ehitati tänu lahkele annetajale Venemaal Tuulas elanud kindralmajor Karnovski annetas 16 000 rubla tingimusel, et kirik pühitsetakse usukannataja Katariina auks. Ja see oli tema surnud abikaasa mälestuseks, kes oli ka juhtumisi Katariina. Aga Suislepa kogudus siis suleti 1961. aastal. Ja muidugi ettekäändeks oli siis riigimaksude tasumata jätmine, sest nende kirikutega oli niimoodi, et kui tavainimene maksis üüri ruutmeetri pealt, siis kirikutelt võeti üüri kuupmeetri pealt. Ja niimoodi siis need kirikud nõukogude võimu poolt välja suletati. Aga siin Suislepa kandis siis algas õigeusku minek 1845 ja ka 27 perekonda said siis Vana Suislepa ja Saare mõisast maad. Ja üldse olevat need Kärsna kandi inimesed on, kes sealt õigeusku läksid, et need Suislepa oma inimesed nagu väga huvi ei tundnudki. Ja siis kuidas siin öelda, et kui 1865 õigeusklik kokku loeti, siis oli neid Suislepas 1509, 1943. aastaks oli 387 alles jäänud. Teine Penuja kirik on siis järgmine pilt. See ehitati 1873 ja tema pühitseti kõigi pühakute auks. Kogudus oli olemas juba 1851 ja esialgu siis teeniti üüripindadel, peeti teenistusi ja siis ehitati siis Scheeli projekti järgi uhke kirik. Et üldiselt siin Eestis ehitatud õigeusu kirikutel on sellised 6 tüüpprojekti, mille järgi neid ehitati siis väikeste kohalike mugandustega. Et keda see kirikute projektide või see ehitamise lugu täpsemalt huvitab, siis 1990. aastal ilmus selline raamat nagu Eesti ehitusmälestused, kus on see Aleksei Pandelejevi artikkel Apostliku õigeusu kirikud Eestis. Ja seal on siis nendest autoritest ja kirikute väljanägemiseks natukene kirjutatud. Aga jah, Penuja kirik sai tegutseda siis 1964. aastani. Ja 1855 oli siis 1115 koguduse liiget ja aastal 1943 212. Tuhalaane kirik. Kogudus asutati 1846 ja seda oli veel Paistu koguduse nime all. Tegutses üüriruumides. Väikene puukirik ehitati 1849 ja uhke kiriku, siis selle kivikiriku ehitamiseks eraldas siis Vene siseministeeriumi raha ja ehitati siis Scheeli historistlik projekti järgi jällegi see uhke kirik. Ja seal on siis ka väikseid mugandusi ja seal oli 5 kella. Ja Tuhalaane kirikust räägitakse seda, et suuremate kirikupühade ajal siis terve see peale jumalateenistust võisid kõik siis selle koguduse soovijad koguduse liikmed neid kirikukelli helistamas käia. Et seal võis siis jube kolin olla terve selle pühade ümbruse. Aga kirik suleti juba 1952. aastal, sest 1950. aasta 20. juunil lõi kirikusse välk ja torn purunes ja muidugi ei lubatud seda uuesti üles ehitada. Aga selle kirikuga on läinud niimoodi, et 2000. aastal loodi Tuhalaanes 21 liikmega apostlik õigeusu kogudus. Kuid esialgu jäi kirik soiku ja siin siis praegust need seal elavad need kultuuritegelased püüavad seda kirikut ikkagi taastada ja kogudust taastada. Ja 4. siis Mulgimaa õigeusu kirik on siis Nuia kirik, mis sai valmis siis 1868. Tema on selle kõige lihtsama projekti järgi, Etsoni projekti järgi ehitatud ja isegi meenutab rohkem Luteri kirikut. Ja kui 1850 oli siin õigeusklik 3206, siis ega seal oli päris hästi vastu pidanud see kirik.
ja muidugi selle Nuia kiriku kõige markantsem kuju on siis see preester Lind, kes seal ikka väga pikka aega teenis. Et tema on jälle väärt omaette loengut ja omaette juttu, et eks seda kohalikud inimesed oskavad rääkida. Et no see oli selline pisikene kiire kappamine ümber kirikute. Ja kui nüüd sinna õigeusu lõppu veel öelda, et inimesed läksid küll hooga õigeusku, aga kui maad ei saanud, tahtsid ikkagi tagasi minna. Ja Paistu kirik oli just üks see, kus siis neid uuesti siis leeritati Luteri kirikusse siin 20. sajandi algusel. Et võib ajalehtedest lugeda, kuidas siis seal jälle on sellised erilised teenistused. Aga mul on küsimus, et kui nad nagu lubati seda maad, kelle maad siis lubati mõisnike maad? No tähendab, loodeti jah, et riigimõisad, mis ei olnud sellised pärusmõisad, et neid oleks siis niimoodi õigusk jagatud. Ja mõnel pool seda tehti. No Pärnumaal oli sellist tühja maad rohkem, et seal said need õiguslikud endale maad ja niimoodi siis ka, et ma elasin ka õndsas teadmises, sest minus mulgi verd ei ole, aga kui suguvõsa uurima hakkasin natukene, siis sain teada, et minu isapoolse vanaema esivanemad on siis Tarvastu kandist Pärnumaale läinud. Nii et 3 tilka mulgi verd ikka on. 3 tilka. Nii ja nüüd tõesti kappasime nagu esimesel korral Kaja pani Mulgimaa ajaloo läbi tunniga 100 aastat, eks ole, on ju siis. Aga see on niimoodi, et tegelikult võiks iga kirikulooga lihtsalt inimesed seina külge laiaks rääkida. Just, aga meie... Aga ta on selline sissejuhatus. Täna oligi siuke sissejuhatus on ju ja vaatame, mis meil siin tulevik toob. Nii, kuulge, aga siis ma arvan, et meie nüüd oma lindistuse lõpetame. Et kui te tahate tõesti, et siis, mis nimi läks ära, Heli räägib teile veel, et siis Heli on alati suvel valmis tulema kõigile rääkima Mulgimaa kirikute kohta. Ja igasuguse muu asja kohta. Ja kui midagi vaja on, otsige muuseumi kodulehelt üles minu meiliaadress, saadke oma küsimus. Ja kui mul on materjali, ma saadan. Lea kindlasti teab. Sest nii nagu ma ütlen kõigile tuttavatele, mul on väga hea töökoht. Ma võin terve päeva vanu ajalehti lugeda ja mitte keegi ei saa öelda, ma tööd ei tee. Just, ja mina täpsustan, et Heli on siis Viljandi muuseumist üles. Sest meil on pärast YouTube'i kanalist ja kõik Tallinna inimesed tahavad teada, sest nad ei tea, mis muuseum. Viljandi muuseum. Nii et kuulge, et tore, et te meid täna kuulasite ja järgmine kohtumine juba nädala pärast. Meie jätkame oma jututoaga nüüd.